Sotsiaalministeeriumi initsiatiivil ja Euroopa Liidu finantseerimisel Jõhvi haigla majas avati informatsiooniline ja konsultatiivne keskus, kus kogenud spetsialistid saavad pakkuda kõikidele soovijatele psühholoogilist ja sotsiaalset abi. Projekt on eelkõige mõeldud füüsiliste ja psühholoogiliste kalduvustega inimestele, kuid samuti erinevate sotsiaalsete probleemidega, mille hulka kuuluvad loomulikult võlad. Tegu on Euroopa Sotsiaalfondi pilootprojektiga, mille alusel alustas tööd 2 nõustamiskeskust Ida-Virumaal, Ida-Virumaa maakondlik teavitamise nõustamiskeskus ja Pärnumaal samalaadne. Nõustamiskeskuse eesmärgiks on pakkuda erinevaid teenuseid, psühholoogilist teenust, perenõustamist, võlanõustamist ja uus teenus, kogemusnõustamine. Meie nõustamiskeskuse omapäraks on kakskeelsus, me pakume nõustamisteenust nii eesti keeles kui vene keeles ja anname maakonna inimestele veel ühe võimaluse abi saada. Ma arvan, et abi on inimestel praegu väga vaja ja kindlasti on siin maakonnas on juba nõustamiskeskusi väga mitmeid, mis inimestele abi ja tuge pakuvad, aga see on nagu selles mõttes natuke eripärane, et kogemusnõustamine on meil päris uus teenus ja selle projekti raames on need teenused praegu aasta lõpuni tasuta inimesedele. Ja kindlasti selle nõustamiskeskuse eesmärgiks ongi koostööd teha teiste asutustega, eelkõige Tööturuametiga, sest üheks keskuse eesmärgiks on tööturule aidata puuetega inimesi. Siis me teeme koostööd omavalitsustega, puuetega inimeste kojaga, Ida-Virumaa laste ja perede tugikeskusega. Et need koostööd on kõik nagu algusjärgus, et praegu alles otsime kontakte, aga senised kontaktid on olnud väga head. Kuidas see töö käib siin? Tähendab, meil on siin siuke väike rühm, kus nagu rühmajuhid on mina ja siis Maret Kalda, eks ole. Et mina olen nagu kogemusnõustaja ja Maret Kalda on nagu psühholoog ja koos me nagu aitame teisi inimesi nagu edasi minna selles suhtes, et meil on psüühika erivajadustega inimesed tulevad siia rühma ja me nagu üritame neid aidata, eks ole, et praegu käib siuke väike õppeprogramm, et kuidas see rehabilitatsiooniteenus käib üldse ja kuidas see töötab ja mis on nagu siukesed põhimõisted, eks ole. Ja Maret Kalda nagu psühholoog, eks ole, et tema teeb oma tööd ja mina oma töö nagu kogemusnõustaja, kes üldse see kogemusnõustaja on. See tähendab, et see on selline inimene, kes on läbinud psühhiaatria süsteemi, eks ole, kellel on määratud vaimne puue, eks ole, ja kes on nagu hästi paranenud nende ravimite mõjul ja siis ta nagu oma kogemusest nagu võib soovitada inimesi, mida tasub teha ja mida ei tasu, eks ole, et asi on selline, et ma ei saa muidugi rääkida, et davai võtke seda ravimit, eks ole, et siis nagu kõik läheb hästi. Aga ma võin rääkida näiteks, et ma olen võtnud seda ravimit ja mul läks nõnda ja nõnda, eks ole. Kui ma olen võtnud alkoholi, siis läks nõnda ja nii edasi, eks ole. Et siuke siis põhimõte selle kogemusnõustamisel on. Mul on ääretult hea meel, et ma saan selle Ida-Virumaa maakondliku nõustamiskeskuse meeskonna töö alguse juures olla, et see meeskond tõesti alustab. Ma olen selle meeskonna töönõustaja või superviisor ja neil on juba esimesed klienditöö kogemused, mida me saame siis kord kuus ka arutada. Ja tahaks just, et sellest tutvustusest siin jääks kõlama see, et siia keskusesse on tõesti inimesed oodatud erinevate muredega, et siin tagatakse anonüümsus. Ma arvan, et meie meeskond on heade kogemustega. Nad on töötanud rehabilitatsiooniteenuste osutajatena paljud näiteks. Ja seesama kogemusnõustaminegi, mida Oliver tutvustas nüüd psüühikahäiretega inimestele, et ma loodan, et see keskus võib ka pakkuda näiteks liikumispuuetega inimestele sarnast kogemusnõustamise teenust tulevikus.
või mõne teise puude puhul, et sellist võrdsel tasandil nõustamist tuua ka nõustamiskeskuse ideoloogiasse sisse. Et see on olnud selline minu uskumus, et see on hea selline täiendus professionaalsele sotsiaaltööle. Et selle üle on mul väga hea meel. Sihtgrupist rääkides veel, et see põhieesmärk on inimeste tööle aitamine, mis tähendab seda, et võiksid tulla puudega inimesed või kes on kaua tööturult ka eemal olnud, kellel on lihtsalt küsimusi, kuidas ka psühholoogilise pingega toime tulla. Et selline esmane nõustamine on kindlasti anonüümne siin ja võivad tulla, mida tahaks veel rõhutada, et võivad tulla lähedased. Et selle projekti kaudu ka me tahaksime anda jõudu pereliikmetele, sõpradele, õdedele, vendadele, kellel võib-olla kodus on lähedane, kes on puudega või raske kroonilise haiguse tõttu koju jäänud. Et kodus paremini toime tulla või anda terve sellele perele nagu selline terviklik toetus, et nad siis jaksaksid edasi elada ja see selline filosoofia sellel nõustamisel meie keskuses võiks olla, et peaks andma inimestele uut lootust. Et me sooviksime, et inimesed ei kaotaks lootust, et nad võtaksid võib-olla veel kord julguse kokku, võib-olla on ka olnud negatiivseid kogemusi varem sotsiaaltöötajatega või üldse teenuste tarbimise või küsimisega või rehabilitatsiooniga, et tahaks julgustada, et veel kord võib-olla tulema ja proovima, et järsku ma tulen sellest nõiaringist välja, järsku selle meeskonna mõne nõustaja abiga ma saan jälle oma pereelu või enda elu niiviisi korda, et ma jaksan tööle minna ja esimene samm sinnapoole, et ma jälle tahan tööle minna. Et see lootuse andmine võib-olla on selle meeskonnale omane, et nad on väga inimlikud, soojad, kliendi vajaduste suhtes ja ma usun, et nad suudavad siis ka klienti ja tema peret toetada. Vajalikku informatsiooni ja jutule end kirja panna saab telefoni teel 33 60 371 ning 55 62 01 61 või siis e-postiga nk@corrigo.ee.